Palun selgitage, kuidas täpsemalt on kehakaal seotud inimese tervisega? No, kehakaal ei ole selline, või kui me räägime ülekaalust või kaalust, ei tohiks jääda sellesse numbrisse kinni. Et me peaks selle natuke laiemalt lahti mõtestama ja rääkima keha kompositsioonist. Kaalu all me ju vaatame keha rasvamassi ja rasvavaba massi, kus siis väga olulist rolli mängivad meie skeletilihased, meie lihaskond. Ja nüüd see, kui palju on meil kehas lihaseid, palju on meil rasvamassi, hakkab määrama seda, millises suunas see meie tervis liigub. Ja just nimelt see rasvamassi tõus üle soovituslike piiride, sest et oluline on see, et meile on teatud hulk keharasva vajalik. Et väga paljude haiguste puhul vastupidi, kui seda on ka liiga vähe, on rasva puudumine või keharasva puudumine nii-öelda ohtlik ja ka tervenemisel ja ka haavade paranemisel on oluline, et meil oleks teatud hulk seda rasvkude. Aga nüüd, kui ta on ületanud lubatud piirväärtuse, siis lihtsalt juba üks asi on see mehaaniline raskus. Liigesed saavad oma liigse koormuse ja veremaht tõuseb, üle selle tõuseb vererõhk. Aga teistpidi on see, et rasvkude, ma ei väsi kordamast, ma ei tea, kui paljudes loengutes ma olen seda rääkinud, on ikkagi ülimalt aktiivne kude, võiks öelda organ, mis toodab väga-väga palju erinevaid bioaktiivseid ühendeid. Ja vot need hakkavad määrama seda, mis meiega toimub. Kuna rasvkude ei toimi eraldiseisvalt, on seotud tervikuna kogu organismiga. Ja kui seal läheb midagi paigast ära, siis see hakkab mõjutama kõiki teisi organeid. Maksa, lihaseid, kõhunääret ja teistpidi tagasi. Maks hakkab mõjutama teistpidi tagasi, kõhunääret, rasvkude, lihaseid. Nii et kõik on omavahel seotud. Me ei ole eraldiseisev maks, süda, aju, lihased. Me oleme üks tervik. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!